Tere! Minu nimi on Elo Haljas ja ma olen Corelli klubi sõltumatu turustaja ja oleme siis täna siia sündmuse eesmärgiks määranud, et rääkida natuke lähemalt parasiitidest ja sellega seoses ka siis vastavast programmist, mille on Corelli klubi kokku pannud just spetsiaalselt selleks, et parasiitidest vabaneda. Ja teeme siis nii, et kõik küsimused võite kirjutada seni chati ja pärast lõpus neile vastame, aga nüüd räägiksimegi siis konkreetselt sellest teemast edasi. Nii et parasiidid, tihtipeale see tekitab inimestes kerget sellist võlaväristustunnet, et mis asjad, milleks, kes ja et minul kindlasti neid ju ei ole. Mitte mingil juhul, et ma ei ole mingi räpane inimene, et ma käin duši all iga päev, pesen käsi enne söömist ja nii edasi. Et tuletaksin siis meelde, et parasiidid, kuigi nad tihtipeale seostuvad meile pigem ussidega, on samamoodi ka viirused, bakterid, mis me ju teame, et ümbritsevad meid kogu aeg igal pool, need on meie väliskeskkonnas ja nad elavad ka väga palju meie sees, isegi kui need on mitte patoloogilised, vaid siis just näiteks head bakterid, eks ju, kasulikud meie mikroflooraks, mis on soolestikus ja seni, kuni nad on väikeses koguses, siis need patoloogilised, nad tegelikult ka üldse ei häiri meid, sellepärast et meie keha tuleb nendega toime ja ta tajub juba piisavalt ruttu need võõrsissetungijad ära ja teeb kahjutuks. Aga parasiidid kindlasti on ka igasugused seened, kõige hallitusseened, näiteks Candida, mis on nagu kõige laiemalt levinud, aga neid on väga-väga palju liike veel. Ja kui te olete vahel ostnud pärmileiba, mis on jäänud teil kuhugi niimoodi sooja kohta sinna kilekotti seisma, siis mõne aja pärast võite te seal väga palju eri värvi seeneliike kokku lugeda selle hallitava leiva pealt, eks ju. Et see on kõigest mõni näide on ju, et küll võivad olla hallitavad seinad näiteks, kui majas on liiga niiske, samamoodi hingame neid seenejooseid, eks ju, endale sisse. Kui me joome allikavett, mis on läbi filtreerimata või kuumutamata, siis looduslik siis vesi on loomulik keskkond näiteks olenditele, kes meie kehasse sattudes muutuvad parasiitideks ehk siis maksalutikad näiteks. Kuigi tegu ei ole tegelikult lutikatega, aga nad elutsevad maksas, kuigi mitte ainult, võivad olla ka kõrvalistes organites ja teha seal palju pahandust. Et nagu siis näete, tegelikult see nagu parasiitide ampluaa on päris nagu lai ja kahjuks, kuigi meile meeldib mõelda, et inimene on looduse kroon, siis pigem on see ikkagi niimoodi, et meie inimesena elame tegelikult mikroorganismide maailmas. Meie oleme siin see võõrsisse tungija nii-öelda ja nemad on eluks ikkagi väga palju paremini kohastunud nii meie väliskeskkonnas kui ka kindlasti meie sees. Nii et mitte midagi nagu üllatavat tegelikult ei tohiks siin selles olla, et paratamatult, kuna me oleme niivõrd suur organism, niivõrd keerukas, multirakne, siis meie sees ja meie peal elab veel väga palju olendeid. Et olen kuulnud sellist võrdlust isegi, et kui rakkude arvu poolest siis panna nagu ritta, siis meie keha rakkud moodustavad umbes 10% ainult sellest kooslusest, siis, mida me tunneme enda organismina, et ülejäänud 90% siis arvuliselt on tegelikult kõik muud olendid siis meie peal ja meie sees. Ja on neid, kes on meie elusüsteemi tegelikult toetavad, ilma kelleta meil oleks väga raske siin hakkama saada. Aga siis nagu tänane teema on ka mitmeid siis neid, kes kasutavad meie keha endale mugava, sobiva elukeskkonna tarbeks, sest et me oleme neile siis mitte ainult elukoht, aga ka samamoodi tualettruum, sest et kõik, mis nad tarbivad, nad väljutavad meie keskkonda, eks ju, sealt tekib väga palju toksiine. Kõik, mida meie sööme, on neile toiduks, aga mitte ainult. Kui me lähme nädalaks paastulaagrisse ja eelnevalt parasiite välja pole ajanud, siis ärge arvake, et nemad sellepärast lähevad ka nädalaks paastule, nemad söövad seda, mis neil käepärast on, ehk siis seda keha, mis te neile koduks pakute. Siis mida rohkem me neid toidame, seda paremini nad paljunevad, me oleme neile ka sünnitushaiglaks
nii-öelda ja lõpuks, kui nad on oma elutsükli ära elanud, siis ega nad meist ei välju selleks, et ära surra. Nad teevad seda ikkagi meie organismis sees, seal, kus nad parasjagu on ja see omakorda jällegi koormab väga palju meie organismi siis toksiinide näol. Nii et see on võib-olla niisugune nagu peamine põhjus, miks üldse aeg-ajalt nii-öelda siis sellist väljutuskuuri teha ehk miks neist proovida regulaarselt vabaneda. Ja et kui vaadata statistikat, siis keskmiselt on kuskil iga 5. inimene maailmas tegelikult parasiitidega nakatunud. Ja võib-olla isegi nagu just, kui nüüd helmentidest nagu rääkida, et bakterid elab ju absoluutselt kõikide meie kehas. Et need on praktiliselt võimatu vältida, et kui te just ei ole mingisuguses eraldi mullis, mis on täielikult steriliseeritud ja seal olete ainult teie ning ei puutu mitte mingil juhul välismaailmaga kokku. Sel juhul tõesti saate öelda, et teie kehas mingil juhul parasiite ei ole, sest tänu mitte kokkupuutumisele välismaailmaga ei ole neil võimalik teie sisse tungida. Muul juhul aga on 1001 varianti, kuidas nad saavad meisse siseneda ja meie keha siis oma uueks koduks nimetada ning seda väga edukalt ära kasutada. Nii et kui te nüüd mõtlete, et iga 5. inimene samamoodi on ussidega nakatunud, siis te ei pea ennast üldse üksildasena tundma. Et üleüldse mitte kunagi ei saada ennast üksildasena tunda, sest teie sees on veel nii palju elusorganisme, kes kõik kogu aeg eksisteerivad iga hetk koos teiega. Aga tihtipeale siis on see, et isegi kui me oleme teatud parasiitidega nakatunud, meil ei ole mingeid selliseid konkreetseid sümptomeid, mida me oskaksime nagu märgata ja seetõttu me ei oska ka nagu aimata, et kes see nüüd võiks meie sees siis parasjagu elada. Et kui me näiteks jääme grippi, eks ju, siis me ju tihtipeale mõtleme, et ahah, et siis on tegemist gripiviirusega, viirus ju samamoodi, eks ju, parasiit. Et ta otsib meie nagu haiget rakku või sellist nagu poolenisti katkist rakku, kuhu on võimalik sisse tungida ja tema siis nii-öelda see raku nagu kese siis tuum nagu üle võtta ja põhimõtteliselt, mida viirus teeb, siis nii-öelda lihtsustatult öeldes on ta reprogrammeerib selle siis meie enda raku ümber arvamaks, et meie rakk on selle viiruse ema ja ta hakkab teda ise edasi nagu paljundama. Siis on igasuguseid bakteriaalseid infektsioone, eks ju, mille puhul meil määratakse antibiootikumid. Antibiootikum jällegi on seen ja mida siis see seen teeb, eks ju, et ta nii-öelda likvideerib elu võimalikkuse meie soolestikus, et ükski bakter seal enam selle seene kõrval nagu ellu ei jää. See on antibiootikumi mõte, eks ju, sest et nagu ka nimi ütleb, antibio, eluvastane. Ehk siis ta likvideerib kogu selle mikrofloora, mis meie soolastikus on, et lähevad nii head kui halvad ühe sama ämbriga uksest välja, eks ju. Aga mis siis edasi toimub, on siis see, et umbes pool aastat võtab teil aega, isegi kui te neid probiootikume võtate regulaarselt, eks ju, et oma seda mikrofloorat taastada. Nüüd, kui teil on pimesool alles, ehk siis see ussjätke täpsemini, siis te olete õnnega koos, sest et seal hoitakse kõikide meie mikrofloora siis unikaalset koodi ja sealt hakkab keha siis uuesti paljundama tagasi seda kooslust ja neid täpseid nagu bakterite kultuure siis, kes on sünnist saadik siis meie nagu soolestiku ise loomulikud siis seal teatavas vahekorras elama. Aga kui teil nüüd siis seda pimesoolt enam mingil põhjusel ei ole, see on juba välja opereeritud, siis natuke tunnen teile kaasa, aga ma väga tõesti tungivalt soovitan tarbida regulaarselt probiootikume, et aidata hoida seda mikrofloorat seal nagu paigal, sest et teil kehal juba puudub nagu võimalus ise seda loomulikul moel tagada. Nii et need on võib-olla nagu kõige esmasemad sellised, mille peale nagu me mõtleme, eks ju. Aga näiteks, kui noortel hakkab tekkima akne samamoodi on üks esimesi asju, mis viitab kohe sellele, et meie kehas on parasiidid. Kõik, mis on nagu naha peal, ütleme, kui sääsk hammustab, eks ju, sutsab, siis te saate aru, et see on nagu väline sissetungija. See on välisel põhjusel siis tekkinud mingisugune nähtus seal naha peal. Aga nüüd igasugused ekseemid, psoriaasid, kõik need tegelikult tihtipeale tulevad reeglina seestpoolt väljapoole. Nahk on meil erituselund
ja nahk lükkab kehast välja siis seal, kus on nagu lihtsam seda välja lükata, et vabaneda nendest kas siis parasiitidest, nende jääkidest, nende toksiinidest, siis ka see on nagu üks viide, siis kui mingisugused sellised lööbed ja asjad, allergiad, eks ju, nahal, mis näitab tegelikult meie sisekeskkonna olemust, mis meie sees toimub, milline on see seisund juba, et kui palju me oleme toksiinidest üle küllastunud ja nagu kui meie lümfisüsteem näiteks ei tule enam nagu toime, siis juhtubki see, et lükatakse läbi naha välja. Kunagi nagu räägiti väga palju sellest, et kui laps öösel krigistab hambaid näiteks, et siis tal on ussid. Tänapäeval perearstid seda teooriat enam ei toeta, et küll on närvidest või midagi muud, aga samas olen nagu oma lapse peal, kes tänaseks on 10, mis on peagi 11, väga tihti seda nagu märganud, et just eriti siis, kui ta lasteaias veel käis, et kui teil on tuttavaid lasteaednikke, te võite uurida, et väga paljudes lasteaedades lapsed lihtsalt hullult ussitavad. See on jube. Lapsevanemana me ei taha sellest nagu justkui nagu teada, eelistame panna pea liiva alla, aga reaalsus see paraku on, sest et enam tänapäeval ussikuure regulaarselt ei tehta, nii nagu võib-olla nõukogude ajal seal, minagi mäletan, et lasteaias võeti neid ussiproove teinekord peale lõunauinakut. Nii et seda, kui te väga suudate ikkagi oma perearsti veenda, et teil kindlasti ussiproov tuleks võtta, siis te peate arvestama, et ka see nagu roojaproov, mis te siis sinna viite, et siis just sellel päeval just selleks nagu korraks peavad olema olemas olnud need siis emased, kes seal soolestikus on parasjagu munel käinud. Et kui nad ei ole seda sel hetkel teinud, nad võib-olla näiteks kutsikasolkmed, kes elavad hoopiski veres, te ei pruugigi mitte kunagi sealt roojaproovist seda tuvastada. Ja lõppude lõpuks on see ainult nagu üks meetod, üks hetk, eks ju, kus seda nagu vaadatakse, et tegelikult peaks vaatama kogu keha ikkagi terviklikuna, et on väga palju parasiite, kes elavad kuskil organi sees ja kelle elutegevuse nagu mingeid neid märke me võib-olla ei näegi enne, kui tegelikult on asi juba väga kriitiliseks muutunud. Aga siin on siis mõningane selline list näha erinevatest nendest siis sümptomitest, mis võivad nagu viidata sellele, et ikkagi on tegu parasitaarse nakkusega meie organismis. Kindlasti nagu üleüldine näiteks väsimuse nõrkus on üks väga tüüpiline, sellepärast et mida rohkem parasiite meie kehas elab, seda rohkem nad tegelikult ju toodavad toksiine ja see väga palju kurnab meid. See kurnab meie nagu teisi kehafunktsioone, sellepärast et esiteks nad söövad ära pool sellest toidust ja selle parema poole, eks ju, mis meie endasse sisse sööme, sest nemad on esimesed, kes soolestikus ootavad, millal söök jõuab ja meie enda rakkudele jääb see nagu viimased riismed, siis, mis sinna jämesoolde jõuavad, kus siis toimub meie enda jaoks toitainete imendumine, aga ka see, et on neerudel ja maksa näiteks ülekoormus nende toksiinide väljutamisel, siis, et just sellest tuleb siis see väsimus ja nõrkuse tunne nagu. Suurenenud söögiisu viitab tihtipeale, eriti kui teil on suured magusaisud, on reeglina kas bakterid või siis ka seened. Seened väga armastavad suhkrut, nii et mõelgeks, et kui te panete näiteks pärmileiva kerkima, eks ju, pärmisaiakesi teete pärmitainast, siis nad tahavad suhkrut saada, sest pärm toimib selle suhkru pealt, või kes on mehed, eks ju, teinud õlut. Aga kui on nagu nüüd vähenenud söögisu, näiteks üldse pole söögisu, siis tegelikult see viitab tihtipeale sellele, et maks tunneb ennast nii halvasti, et ta lihtsalt ei tule toime seedefunktsiooniga ja ta annab kehale selle signaali, et tuleks välja lülitada. Et katsuks olemasolevate toksiinidega kõigepealt hakkama saada, need väljutada ja siis suudab võtta selle nagu söömise peale uuesti tagasi, sest et maksal on üle 500 erineva funktsiooni meie kehas ja seedimine on ainult üks neist. Samamoodi, eks ju, toksiinide väljutamine ka ainult üks neist 500-st, et ta veel väga-väga palju erinevaid asju teeb. Kõhukinnisused, kõhulahtisused võivad olla ka kas erinevatest bakteritest või muudest, eks ju, et iiveldused, oksendamised, peavalud tulevad samamoodi maksast, et see võib olla ka viide, nagu mainisin juba, maksalutikatele, mis on niisugune siis
ainurakne, amööbilaadne olend. Näiteks kui te sööte väga suuri koguseid, korralikud portsjud, aga olete ikka piitspeenike ja juurde ei võta, siis see võib olla viide näiteks paelussile, eks ju, et kõik, kes tunnevad, et on mõningane sihuke kurv ja ülekaal, siis võite olla näiteks rahulikud, et teist paelus kindlasti ei ela. Aga elavad siis võib-olla keegi teine, kes midagi siis nõuab, et kui me mõtleme nagu teraviljad, kartul, eks ju, makaronid, valge riis on ju, need on samamoodi kiired süsivesikud, eks ju, et me ei seosta neid tegelikult suhkruga, aga nad kõik lagundatakse meie organismis võrdlemisi kiireteks suhkruteks, eks ju. Et üks viil täistera leiba näiteks võrdub ka ikka täis suhkrut tegelikult meie keha jaoks on ju. Et me saame neid suhkruid ikkagi väga palju igalt poolt, et see ei pea olema ainult mingisugune magus puuvili selleks. Mis siis veel võib-olla siin, mis on mainitud, näiteks sügelemine Päraku piirkonnas on need väikesed naaskelsabad, mis on just lastel kõige levinumad ussid, sest et nemad käivad, kui keha on nagu puhkeasendis, eks ju, ütleme pärast magama jäämist, just tihtipeale nad tulevadki välja sinna Päraku piirkonda siis munele ja vingerdavad niimoodi, et sul tekiks nagu soov siis sealt sügada. Laps läbi une kratsib, eks ju, kui ta ükskord ärkab, siis ega ta ju ei mõtle selle peale, ta ei mäleta seda enam, sest toimus läbi une ja niimoodi satuvad ussimunad silmadesse, suhu, eks ju, järgmised kõik asjad, mis ta katsub, kui ta sealt voodist nüüd tõuseb, eks ju, mänguasjad, kõik muu, et see jääb nagu sinna näiteks vaiba sisse või kuhu iganes, need munad võivad rahulikult pool aastat seal oodata, kuni keegi järgmisena sealt millegiga mööda läheb ja näpud suus, eks ju, jõuab see järgmisesse organismi ja algab see elutsükkel uuesti otsast peale. Nii, unetus kindlasti võib olla üks see, ka poomistunne, kõris, olen kuulnud, on üks moodus, kui ussid siis siit liiguvad, et on teatud ussiliigid, mille munad me hingame omal kopsudesse ja siis, kui nad on seal teatud faasini nagu arenenud, tulevad kopsudest üles ja lähevad siis läbi maoosesse soolestikku. Et ka see tegelikult häirib meie und ja siis igasugused allergiad, tihtipeale kõik nagu allergilised reaktsioonid, need ikkagi viitavad nagu parasiitidele. Nii et mõelge nüüd rahulikult läbi, eks ju, et kellel on näiteks väiksed lapsed, on ju, et väga tihti niisugused asjad võivad siis viidata sellele, aga mitte ainult siis lastel, vaid täpselt samamoodi loomulikult täiskasvanutel. Lihtsalt, kui teil on lapsed või ka koduloomad, kes käivad nagu koerad siis väljas jalutamas, siis kõik, mis on ühel, on tervel perel, et need levivad lihtsalt nii kergesti ühes perekonnas, et teil ei ole võimalik ennast nagu isoleerida sellest kuidagi eraldi, et kui lapsel on, aga teil ei ole, et selle peale ärge lootma jääge. Aga kust me siis saame neid kõige kergemini, et nagu just mainisin, koduloomad, eks ju, et kui koeral näiteks koer on ussidega nakatunud, siis ta võib välja hingata ussimune 5 meetri raadiusesse, kassid umbes 3 meetri raadiusesse. Et kõige tihti peale, nagu nad käivadki korjamas, siis seda nakkust üles just mullaga kokku puutes. Et kui koerad käivad, eks ju, nusivad mööda maad, on ju, pärast jõuate tuppa, eks ju, ikka musitate neid, et nad karvastikuga korjavad kaasa, eks ju, aga kindlasti ka nagu nina juurde. Ja käppadele jääb neid päris palju. Et just läbi mulla kokkupuutest tulebki kõige suurem tihtipeale see nakkuskoht. Siis kõiksugu sellised avalikud kohad nagu ühistransport, eks ju, aga ka raha, eks ju, mida paljud inimesed katsuvad. Igasugused eskalaatori käsipuud ja trepikäsipuud, eks ju, et poes näiteks ka poekorv või käru on ju, et kus paljud inimesed kätega üle käivad, et tihtipeale me võime ka sealt saada selle nakkuse tegelikult ja raha just sellepärast, et paljud inimesed nagu katsuvad seda, et võib-olla teatud määral tasuks tegelikult rahapesuga tegeleda, et seda desinfitseerida. Aga samamoodi öeldakse, et mobiiltelefon on üks kõige enam baktereid sisaldavam selline siis igapäevane vahend, mida me katsume. Siis korralikult pesemata igasugused puu- ja köögiviljad ning marjad ja siinkohal ma kindlasti nagu juhiks tähelepanu,
et miks ei tasuks osta väljast lahtiste lettide pealt kui toiduaineid, mida te ei plaani enam rohkem kuumutada, ütleme näiteks seal mingit suitsukala, kui kuskil kas turu peal või mõne poe juures seal suvel lahtistes letis müüakse, sest et eriti kui on tuuline ilm, üpris ruttu võib sealt tuvastada ikkagi väga-väga mitmete usside mune. Paraku sinna ei ole mitte midagi parata, sest et nagu ütlesin, nad elavad kõikjal meie ümber. Nii et laste mänguväljakud kindlasti, eks see on üks hea koht ja ka läbi saastunud vee ja vesi, mitte üldse see vesi, mis tuleb siis kraanist, sest et linnades pannakse sinna ikkagi teatud kemikaale, et hoida seal bakterite vohamist ära ja noh, pudeliveed samamoodi, et eriti just, mis on süsihappegaasiga rikastatud, siis selle eesmärk ongi see, et seal ükski nagu elu ei saaks edasi areneda. Et see on niivõrd happeline keskkond, sest CO2 on ikkagi pH 2,5 umbes, et seal nagu ükski bakter enam ei paljune, et isegi nagu neile on see liiga ülihappeline keskkond. Aga just kui te näiteks käite kuskil loomulikus järves või jões või kuskil ujumas, eks ju, siis mitte ainult see, et kui teile vesi satub suhu, eks, et te sealt võite saada siis selle maksalutika nakkuse, aga ka nad võivad läbi naha tulla ja üldsegi ei pea selleks olema mingisugune haav või katkine nagu selline koht nahal. Et on ka neid, kes ka palja nagu mulla või muru peal käies siis lihtsalt läbi nagu naharakkude vahelt sealt imbuvad meisse sisse, et nad on lihtsalt nii imepisikesed, me ei näe neid paraku. Nii et neid kohti, kust nakkuseid saada, on päris palju. Siis nagu ütlesin, eks ju, et ei ole nagu peaaegu üldse võimalik neid tegelikult nagu vältida. Nad on paratamatult, jagavad seda maailma meiega ja elavad kõikjal meie ümber ning on meie sisse elama asumiseks nagu väga palju paremini kohastunud kui meie nende väljutamiseks ja eemale hoidmiseks. Nii et tänu sellele, et nagu maailm on nii ühtseks muutunud ja kõik reisivad igal pool ja on seda teinud juba mõned aastakümned, eks ju, et siis on ka väga paljud nagu parasiidid üle maailma levinud, et ei ole enam nagu piirkonnaga need seotud, vaid ongi juba väga laialt tuntud igal pool, kus vähegi nagu siis reisivaid inimesi nagu liikumas on. Aga kui olete näiteks sushi armastaja ehk siis sushi, mis on nagu toorest kala sisaldav, siis praktiliselt võite kindel olla, et mingid parasiidid olete sealt saanud. Et kui ingverit pakutakse sushi kõrvale selleks, et seda nagu maitsemeelt nii-öelda restartida järgmise ampsu jaoks, siis wasabi on tegelikult mõeldud just selleks, et ta on kange vürts ja et ta aitaks ära hoida siis seda ütleme nakatumist siis sealt selle toore kala söömisest, eks ju. Aga kõik, mis ei ole siis nagu kuumutatud, eks ju, et kuumutamine kui peamine nii-öelda munade ja bakterite nende hävitamise meetod, et siis armastame me kõik, eks ju, igasuguseid muid variante ka, eks, et kas siis teatud määral toorest liha või siis ka üldse mitte nagu küpsetatud, vaid muul moel valmistatud, on ta siis soolatud või vinnutatud või kuidas, eks, et siis peame paraku ka nagu arvestama selle nakkusega, mis me võime sealt saada. Ja kõiksugu aiatööd, eks ju, nagu ma ütlesin, et mullaga kokkupuutes on väga hea moodus siis nakkuseid saada. Kindlasti, mida nõrgem on teie immuunsus, seda raskem on teie kehal nagu tagada seda, et nende sissetungijatega suudetakse kohe hakkama saada ja seda kergem on neil võtta võimust. Sapipõhihaigustega, sest et sappi koguneb siis, sapp on ise selline nagu vahend, mis tegelikult soolastikus aitab toetada seedimist, aga ka samamoodi aitab siis hoida seda nakkust nagu madala. Kui teil on vähegi probleeme mikroflooraga, sellepärast, et mida rohkem on teil kasulikke nagu probiootikume elamas siis teie soolastikus, seda vähem on seal ruumi igasugustele sellistele patoloogilistele bakteritele jällegi. Aga järgmine punkt siis nagu nõrga mao sekretsiooniga on mõeldud seda, et tegelikult maohappe, olles pH 1 kandis seal, on niivõrd happeline, et ta tegelikult peaks ära suutma kahjutuks teha kõik, mille siis nii-öelda toidu ja joogiga meie sisse sisenevad. Ainult, et
kuna meie toitumisharjumused on tihtipeale sellised, et inimene ju tavaliselt vett ei joo ja jala ei käi, sest me oleme moodsad mugavusajastu elanikud, siis mida me teeme, on see, et me ei taga oma kehale muul ajal, et nagu toitumise välisel ajal piisavalt vett ja kui me nüüd hakkame sööma, siis keha tegelikult karjub nagu janus, sest et tal ei ole võimalik piisavalt moodustada sülge ja ei ole võimalik piisavalt moodustada ei maohapet ega ka seda kaitsvat kihti sinna makku. Ja siis sööme selle suure prae ära ning joome sinna suure klaasi mingit jooki kõrvale, eks ju, aga ei mõtle sellele, et eritub ainult lusikatäis seda maohapet. Ja kui me selle ära lahjendame, siis see tegelikult mitte ainult ei ole piisav selle toidu seedimiseks, vaid see läheb ka nii lahjaks, et ta enam ei hoia ära seda parasiitidega nakatumist. Ehk siis ülimalt happeline maohape on mõeldud ka selleks, et lisaks toidu lagundamisele ta ka tapab ära need sisse tungivad patoloogilised bakterid ja viirused teeb kahjutuks ja et ta teeb ka nagu siis arenemisvõimetuks need ussimunad, kes siis meile toiduga võivad sattuda sisse. Ja see on ka nagu siis põhimõtteliselt see vale toitumise põhjus. Et me tarbime valesid tooteid või siis valesid asju koos ja korraga. Või ka näiteks see, kui me sööme kiireid süsivesikuid nagu tarklasrikkad asjad nagu kartul, makaron, riis, eks ju, koos näiteks lihaga. Et liha vajab kauem aega meie maos seedimiseks, aga kiired süsivesikud nagu tärklisega tõmbavad selle liha endaga nagu kaasa sinna aluselisesse ossa soolestikus, liha ei ole piisavalt lagunenud ja siis ta nagu hakkab seal roiskuma ja samamoodi siis toidab edasi neid mädabaktereid, ainult et ei ole ka jõutud kahjutuks teha ära lagundada siis neid võõrsisse tungijaid, keda me tegelikult oma organismi ei soovi. Ja viimane punkt on siis toodud ka see, et kui meil ei ole piisavalt ensüüme, sest ensüümid samamoodi nagu lagundavad näiteks ka nende bakterite membraani, mis siis, et ära hoida nagu seda nakatumist, et kui ongi mingid bakterid siis sattunud sinna toidu peale, et kui me ei võta neid otseselt kuumutatud ahjust või panni pealt. Et ensüümid kindlasti nagu ka on väga-väga vajalikud mitte ainult toidu lagundamiseks, et sealt vajalikke toitaineid kätte saada, vaid ka need omavad väga mitmeid erinevaid muid nagu neid siis funktsioone meie kehas ja bakterite nagu membraani lagundamine on üks nendest funktsioonidest, kui ma räägin siin praegu just haigust tekitavatest bakteritest siis, eks ju, et tänu sellele siis ongi, et satub meie kehasse väga palju erinevaid siis organisme, kes soovivad võtta siis võimust või kohandada siis oma elu siin sobivaks meie organismis. Ja kindlasti igasuguste lõikehaavade kaudu on palju lihtsam, et kui te lähete nüüd siis sinna basseini äärde näiteks, et on oht saada siis see jalaseen, siis see on ka just koht, mis nagu läbi lahtise haava nagu tuleb, et üldiselt siiski basseinide vette lisatakse niivõrd palju seda kloori, et sealt seda seent nagu saada on palju väiksem tõenäosus kui see, et tegelikult te olete magusamaias, sööte pärmitooteid ja sealt hakkab rahulikult see seen edasi kasvama, et ta kasvab lihtsalt sealt soolestikust välja juba igale poole üle terve keha ja jõuab ka siia siis küünevedelikku sööma, sest et see samamoodi on glükoos ja nagu ma ütlesin, seen armastab glükoosi, eks ju, suhkur on tema lemmiktoit, et tekivad igasugused siis küüne nagu defektid, tekib küüneseen ja ta tuleb tegelikult siit juba siis, aga ta on soolestikust roninud siis siiani välja, kui sinna küüne juurde. Nii et teda nagu siit küüne juurest saada on nagu peab ikkagi olema see lahtine haava siis. Nii, ja kuidas nad siis nagu meie organismis toimetavad ongi, et nad imbuvad kõigepealt munadena sisse, lõhuvad näiteks kudesid, kinnituvad soolestiku seintele ja kõik, mis toimub meie soolestikus, eks sealt tuleb läbi nagu närvirakkude, selle suure närvirakkude kogumi, mis meil siis soolestikus asub, tuleb informatsioon meie peaaju ja peaaju tõlgendab siis, et meil on pahas tujus, suunurgad on lõua all, eks, et me oleme mossis, miski ärritab meid kergesti, miski meid ei tee rõõmsaks, ei rahulda ja tihtipeale see on juba nagu esimene viide sellele, et sellised pidevalt pahurad inimesed, neil on soolestiku mikrofloora väga paigast ära ja neil on parasiidid. Need mõjutavad väga palju meie emotsioone, meie tundeid, sest et kui te mõtlete, siis soolestik on see koht, kus toodetakse
meie õnne ja heaolu hormoone, eks ju. Ja kui seal on balanss paigast ära, siis mõjutab see kogu aeg meie igapäevast nagu ellusuhtumist ja tujusid. Aga munadest nad siis paljunevad, nad jõuavad meie vereringesse ja sealt edasi, eks ju, nad jõuavad juba peaaiu, nad jõuavad igale poole organitesse ja hakkavad seal nagu meid edasi mõjutama siis. Et võivad tekkida hajameelsus, peavalud on ju mitmetel põhjustel. Ja nii need levivad siis mööda organismi laiali, et just verega, et kui te läheksite perearsti juurde ja perearst võtaks kohe teilt selle vereproovi, paneks seal samas selle sinna, kuni see on veel elus, eks ju, kõik liigutab ja elab seal mikroskoobi alla, ta näeks täpselt ära, kes teil seal elavad, kui palju on teil punaseid liblesid, kui palju valgeid, et kas on mingi põletiku näitaja kuskil, eks ju, et kas keha on parasjagu võitlusasendis, kui palju on seal seeneooseid, kui palju ussi seal ringi roomab, eks ju, ta saaks teile määrata kohe võib-olla palju õigema ravi, aga paraku lääne meditsiin sellist nagu lähenemist ei toeta, et peab ise olema piisavalt tark ja oskama siis muul moel seda nagu endas ära tuvastada. Aga siin jällegi mainib, eks ju, neid lahalööbeid, nagu ma ennem ka rääkisin, et see tihtipeale tegelikult tuleb hoopiski parasiitidest, mitte sellest, et näiteks päikest ei kannata, eks ju, või midagi, et see viitab ikkagi sellele, et keha on juba päris raskes seisus ja toksiine on väga palju ja on neid, kes neid toksiine tekitavad. Nad siis toituvad meie kehas, eks ju, nagu ma mainisin, et kõige suurem nagu ütleme, kaotus ongi see, et me väga palju sööme nende isuse järgi, et mida nemad soovivad ja suurem osa nagu toidust ja kasulikest asjadest nad võtavad endale ära ja väga vähe jääb siis alles meie enda keharakkudele. Et nagu näha, ka sealt tulevad siis allergiad, infektsioonid ja unetus. Aga lisaks siis nagu alguses jutustasin, on, et oma elutegevuse käigus nad väga palju ka mürgitavad nagu jääkidega meie organismi, et kui me vaatame näiteks seent, eks ju, siis päärmseene elutegevuse üks jääk on puupiiritus, on ju. Ja see pikaajalisel nagu siis järjestikusel kuhjumisel võib lõpuks viia näiteks nägemise kaotuseni. Ja me ei tuleks elu sees võib-olla selle peale, et neid omavahel nagu seostada. Aga see on nagu üks asi, et seened eriti nagu on mürgiste nagu kõrval siis produktide allikad meie jaoks. Ja siis tagajärjed organismile on ju, et kui nad nüüd niimoodi on levinud igale poole, on ennast mugavalt sisse seadnud, siis võite siit lugeda, et see nagu nimekiri, nagu näete, on ikkagi väga-väga pikk. Päris mitmeid neid teemasid oleme me juba siin täna ka käsitlenud, aga ka üks on nagu loote arengu puudulikkus, eks ju, et mis on nagu väga tõsise tagajärjega mitte siis ainult meile, vaid nagu uuele elule, mida me oleme enda sees nagu kasvatanud. Et kõiksugu igasugused hingamisteedega seotud nagu haigused, eks ju, kõiksugu soolestikuga seotud nagu probleemid, et kõik see on ikkagi parasiitide tegevuse tagajärg ja me tihtipeale üldse nagu ei mõtlekski selle peale algselt, kui me ei ole sellega kursis ja me ei ole nagu selle peale niimoodi mõelnud, et parasiidid on need, mis tekitavad meil selliseid hälbeid ja häireid siis tervises. Aga seda, et meie sees keegi elab ja ta meie tervist nagu mõjutab, on tegelikult tuntud juba päris ammusest ajast, et nii Hippokrates kui ka Aristoteles mõlemad on siis täheldanud erinevaid parasiite, kes inimesel siis võivad sees elada ja ka neid nähtuseid, mis nad siis esile võivad kutsuda meie tervise hälbetes. Ka Avicenna Araabia maadest, eks ju, ja järjest enam, et neid ikkagi on juba väga ammusest ajast ka tajutud, et need on. Aga abi ei ole mitte kaugel, et loodus on ikkagi imeline sümbioos niimoodi, et kus probleem, seal on ka alati olemas lahendus niimoodi, et loodus on kasvatanud ka päris mitmeid erinevaid taimi, mis aitavad siis teatud parasiitidest vabaneda. Siin on siis toodud nimekiri mõnedest, et need on sellise toote nagu parafait üks siis koostisosi,
ja tuleb mustpähkel näiteks on imeline vahend vähiravi puhul. Ta sisaldab 50 korda rohkem näiteks C-vitamiini kui tsitruselised, et selle taime nagu toime ja mõju, see nimekiri on ikkagi väga pikk ja ta on tõesti üks imelisemaid taimi, aga kõiksugu igasugused siuksed vürtsid, ka kaneel näiteks, et mitte ainult nelk, kas tšillid niikuinii, eks ju, et kõik need aitavad tegelikult tegeleda parasiitide väljutamisega. Lihtsalt igalühel on omad nagu toimed, omad, ütleme siis parasiitide tüübid, liigid, kelle vastu nad kuidas astuvad. Nii et vastavalt siis sellele, kes meie sees võiksid elutseda, on ka see, kuidas me nendega peaksime siis nagu võitlema, et mida kasutada, kelle vastu. Aga kindlasti kõiksugu sellised nagu kibedad taimed on need, kes aitavad kõige paremini meil parasiite endast välja ajada. Et nad veel rohkem ei sureks siis meie sisse, eks ju, et parem mitte keemiaga nendega võidelda, sest et keemia samamoodi hävitab meie oma keharakke, aga just nagu looduslikul moel, et aidata neil meie kehast lahkuda, et teha nende elu meie sees niivõrd kibedaks, et nad ei sooviks rohkem siin lihtsalt olla. Nii. Oota, kas unustasin siin rääkida, on see veel, et igal taimel on oma nagu osa, et kus ühel võib-olla on juured kõige nagu efektiivsemad, siis teisel võivad olla lehed või kolmandal hoopiski õied või viljad, et see on nagu väga erinev, et üks taim ei pruugi olla üleni sama efektiivne siis parasiitide vastu ja ka sama parasiidi vastu ei pruugi isegi olla niimoodi, et see väga varieerub. Aga selleks siis, et ei peaks ise nuputama ja ise käima suvi otsa seal erinevaid neid taimi korjamas ja kokku oma neid rohtusid segamas, on Koralliklubi teie eest juba pool tööd ära teinud, on väga palju uurimustöid tehtud, et mis millele kuidas nagu mõjub, on pandud vastavad nagu preparaadid kokku ja on pandud ka selline komplekt siis kokku, mis on lihtne selline lahendus, et ei pea ise nagu rohkem taimetargaks ega teadlaseks hakkama, vaid on juba valmis komplekt olemas selleks, et aidata siis parasiitidest vabaneda ja organismi puhastada. Et kui enne seda komplekti siis ka ise panin erinevatest preparaatidest omale programmi kokku, siis nüüd olen ikkagi selle jooksul, mis see programm on olemas olnud, seda kasutades ise nagu teinud seda parasiidivastast programmi, et ta on kokku pandud arstide nõuannete järgi ja siis Moskvas asuvad Terviseakadeemia nagu teadlastega koostöös ja just vaadatud, et mis siis kõige paremini nagu omavahelises koostöös toimivad, mis tooted üksteist toetavad ja kuidas oleks nagu kõige efektiivsem siis seda ühendada niimoodi, et see tulemus selle programmi tagajärjel oleks kõige parem siis inimestele. Et nagu siin siis öeldud, et organism saaks puhtaks, et parasiidid saaks väljastatud, et mikrofloora saaks taastatud ja et immuunsus oleks tugevam just selleks, kui järgmine kord siis toimub see nakatumine. Et programmi on olemas tegelikult 2 varianti. Et siin oli pilt tavalise Parashield programmiga, mis kestabki 30 päeva, aga sellest on olemas ka laiendatud variant, mis on siis 2-kuuline ja selle nagu programmi kava ja kuidas ja millal, kui kaua võtta on natukene erinev, aga kõikides nendes komplektides on olemas siis selline brošüür, kus on vastavalt siis kõik info nagu kirjas, et millal võtta, mida hommikul, mida õhtul, kui mitu kapslit ja et mida siis võib-olla nagu kergeid soovitusi ka, et milliseid toite näiteks selle programmi ajal mitte tarbida just selleks, et kui me üritame kellestki nagu vabaneda, siis kui me neid samal ajal nagu poputame ja hea paremaga toidame, siis no ega nad ikka välja ei taha minna küll, eks ju, et olgem nüüd ausad. Et kui teil on ebameeldivad külalised, eks ju, keda te enam ei soovi enda juures pikemalt hoida, siis peate tegema natuke kurja nägu ja korra võib-olla panema jala maha, et uks on seal ja kell on hiline, et hakake nüüd juba astuma. Nii et tuleb olla natuke karm. See võib-olla teile endale tundub esialgu, et ikka on isud ja kuidas niimoodi, aga see tulemus on nagu seda väärt, sest et mille muu
tõttu või jaoks te ikka seda programmi teete, et selleks, et neist vabaneda ja selleks, et vabaneda, siis ei ole väga abiks, kui te neid maiustega edasi toidate niimoodi, et kõik magus on kindlasti selle programmi jooksul nagu kiire süsivesik võimalikult madal. Hea oleks ka näiteks kohvi mitte väga juua, aga rohkem infot siis leiate selle brošüüri seest või siis ma olen oma kodulehele tervisesaladused.ee pannud ka lehena nagu ülesanne, et nii soovitused, eks ju, rohkem kirjeldust ja ka see programmi nagu info, et siis millal, mida, kui palju nagu võtta. Et kui te nagu näiteks mõtlete, et kas osaleda programmis või mitte, et siis saate sealt võib-olla rohkem infot, et kui te panete Parashield sinna otsingusse, siis see tuleb sealt välja kohe. Aga programm sisaldab siis lihtsustatud selles variandis, mis on siis 30-päevane 5 toodet ja absoluutselt kõik nendest on naturaalsete koostisosadega. Nad on just taimsed nagu ekstraktid, mis on siis mõeldud, ütleme, puhastumiseks ja siis probiootikumid pärast selle mikrofloora nagu taastamiseks ja lisaks siis orgaaniline väävel, mis ka samamoodi aitab muuhulgas parandada näiteks nahaseisundit, küüsi, juukseid, kõike seda, aga väävel seob endaga nagu lasteaiakasvataja võtab 2 last kummassegi kätte, et ta võtab nagu topeltkoguse toksiine, seob endaga, aitab väljutada, aga sellest kohe mõne hetke pärast. Siis selle komplekti kokkupanemisel ongi nagu lähtutud sellest, et oleks koostisosade sünergia ja oleks kompleksne lähenemine. Et kui me nagu midagi teeme, siis see võiks olla mõtestatud tegevus, eks ju. Et ma tean, et maru lihtne on arvata, et kui ma haigeks jään, ma lähen arstile ja siis ta kirjutab seal ühe imepilli, mis kohe hetkega mind terveks teeb, eks ju, aga reaalsus on paraku natukene teine. Et kui te nüüd olete iseenda sees võtnud vastu selle otsuse, et te tahate tegelikult saavutada mingit tulemust, ükskõik, kas see on kaalu alandamine, kas see on näiteks maguseisu vähenemine, kas see on tõesti nende parasiitide väljutamine, enda tervise parandamine, näiteks teatud kroonilistest haigustest soovite vabaneda, siis võtke seda nagu tõsiselt, sest et siin elus ei ole neid õpetajaid, kes tuleb. Piisas. Kas te saate palun panna nagu hääletu peale? Et ühesõnaga, teadlased koos arstidega panid kokku tervikliku programmi ja selle mõte on nagu see, et kõik need tooted siis toetavad seda ühtset eesmärki vabaneda parasiitidest ja vähendada siis toksiine meie kehas, et see tulemus oleks võimalikult maksimaalne. Siia võib kindlasti ise lisada ka veel tooteid juurde. Meil on olemas eraldi näiteks küüslauk, kus ühte kapslisse on pandud terve küüslaugu pea, aga sealt on võetud välja see happe, et ta oleks leebem. Aga sellist kogust küüslauku, keegi meil 3 küüslaugu seda sibulat päeva jooksul, ma ei tea, kas ta sööb ära. Mina isiklikult kindlasti mitte ja kui mul laps on haige, siis ma ikkagi annan talle 2-3 tükki neid nagu korraga mitu korda päevas. Nii et seda on kindlasti palju lihtsam nagu kasutada, kui siis päris elavat küüslauku, eks ju. Siis on olemas lisaks eraldi veel mustpähkel, musta pähkli koor, eks ju, nagu ma ütlesin, ülimalt efektiivne, väga laia spektriga, super nagu taim. On olemas sipelgapuukoor, eks ju, et puu, mille peal ükski seen ei kasva mitte kunagi, ka suurepärane vahend viiruste ja bakterite vastu. Midagi nüüd unustasin, ei unustanud vist. Opistopp, et ka nendega võib tegelikult täiendada seda programmi ise. Ka kolloidhõber näiteks võib siia juurde võtta. Aga hetkel siis see miinimum baasprogramm siis koosneb parafaidist, mis on erinevate siis just parasiitide eelkõige keskendunud ussidele ehk siis helmintidele, et nende väljutamiseks selline kompleks toode, kus on siis 12 erinevat taime ja nende ekstraktid nagu kokku pandud, mis just nagu koos sünergias nagu toimivad ja kõige parema efekti siis võiksid anda. Ja aitab siis lisaks sellele, et nende parasiitide elu teeb kibedaks, aitab ka nagu toksiine väljutada ja taastab siis seda soolestiku mikrofloorat samamoodi, et just musta pähklileht näiteks on see, mis seal siis seda mõju nagu omab. Ja
peale selle siis Burdocruut ehk siis takejõur, mis on just keskendunud ka toksiinide endaga nagu kaasaviimisele. MSM ehk looduslik väävel, mis on siis küünte, juuste, naha peamine üks koostisosi ja suprafloora siis nagu mikrofloora jaoks ja korralmaine ehk siis vesi. Nii, sellest rääkisime. Nüüd takejõur. Et võite ju ise seda kasvatada ja kuivatada ja jahvatada, eks ju, aga nagu üks Olga Butakova, üks staararst siis korraliklubis üks seminar väga nagu elavalt rääkis, kuidas tema tuttav vanem proua mõtles, et küll ma saan sellega ise ka hakkama, et ei hakka seda nagu ostma, on ju. Et tegelikult reaalsus siis ei olnud üldsegi nagu nii lilleline, nagu ta endale ette kujutas, et noh, et kus siis takkeid kasvab ju igal pool, et umbes siis need välja juurida sealt ja siis seda juurt kuivatada ja koorida ja jahvatada, et ei olnud lõpuks üldse nii hõlbus töö, et seda raha ja vaeva väärt oleks olnud. Aga igalühel oma teekond, nii et miks mitte, võib ka ise loomulikult seda kõike teha, kui te seda eelistate. Aga takejõur siis on tuntud just selle poolest, et ta aitab toksiine kehast väljutada ja neid endaga nagu siduda ja just keskendubki näiteks maksa puhastamisele. Ja tänu sellele ta ka aitab alandada seda nagu põletikulist protsessi siis kehas, et kus iganes need bakterid siis ka nagu seal paljunevad, et mida rohkem toksiine on, seda kõrgem tegelikult see põletikuline keskkond, kas seal on selles siis kas koes või soolestikus või organi sees või kus iganes siis parasjagu. Nii et kui te viite välja toksiinid, siis ka põletik nagu alaneb. Nii et samamoodi see soolestiku mikrofloora taastamise nagu funktsioon on üks, mida siis see takejõur toetab. Siis väävel mitte ainult siis ei aita tugevdada küüsi ja juukseid, aga kuulsin ka sellisest huvitavast funktsioonist, mida väävel omab, et ta nagu paralüseerib näiteks ustnugiliste nagu lihased niimoodi, et nad on nagu krampis või sedasi võimetud edasi liikuma, mis on nagu ülimalt kasulik omadus siis selle väävli puhul, eks ju, et aidata samamoodi neid nagu väljutada siis soolestiku kaudu. Nii et omab nagu lisaks ka toksiinide väljutamisele nagu väga häid omadusi, et ka parasiitidest nagu vabaneda. Ja muide, parasiitide omamisel on üks huvitav nagu nähtus, et mõnikord, kui teil on parasiidid kehas elamas, nad pärsivad allergiliste reaktsioonide teket. Niimoodi, et kui te hakkate tegema parasiidide vastast kuuri, siis võib juhtuda see, et hoopiski allergia ägeneb. Aga see tuleb nagu sellest, et kehas on see nagu puhastusprotsess ja selle kõrvalnähtusena võib ajutiselt ägeneda siis allergilised nähud. Nii et seda aitab tegelikult see väävel ka natukene nagu siis seda fooni nagu alla tuua. Et see allergia ei oleks nagu nii võimas. Ja siis eelviimasena superfloora ehk siis meie probiootikum, mis siis aitab neid kasulikke bakterid siis taastada. Kindlasti superfloorat võtta tühja kõhuga alati ja võtta koos kapsliga. Muud asjad te võite kapslist välja võtta, aga superfloora eesmärk on see, et ta peab saama mööda maost ja maohappest tervena, selleks, et see kapsel kaitseks neid bakterid, et nad jõuaksid soolestikust siis sinna peensoole nagu taha otsa, kus siis nende peamine asuala nagu on. Nii et seda kindlasti võtta tühja kõhuga kuskil, kas siis hommikul kohe peale ärkamist näiteks või siis pool tundi enne sööki või siis, kui te teate, et olete näiteks õhtul seal kella 6-7 ajal nagu söönud ja vaatate, et kell on nagu 10, et sealt on juba mitu tundi nagu möödas, et siis võib nagu enne magaminekut ka näiteks võtta seda superfloorat sisse. Et oleks just nagu niimoodi, et toit ei oleks parasjagu maos, et seda maohapet nagu ei eralduks sealt samal ajal, sest et muidu ta nagu maohappe eesmärk on, eks ju, ma eelnevalt seletasin, et ta peaks tegelikult nagu kõik need bakterid siis kahjutuks tegema, et siis ta muidu ka need kasulikud bakterid siis superfloora kapsli seest kahjutuks, et nad ei jõuagi kunagi sinna nagu soolestiku taha otsa, kus nad peaksid nagu olema, kus need meile nagu kõige suuremad kasutegurid siis omavad. Aga tegemist on siis ei otseselt pro ega pre, vaid sümbiootikum'iga ehk siis need probiootikumid ja prebiootikumid on siin kokku pandud ja tekib sihuke sümbioos ehk siis selle kapsli sees on olemas juba see toit nendele bakteritele, ta aitab hoida neid bakterid seal hästi kaua nagu elusana, et nad ei ole seal kapsli sees siis ainult lühikest aega ja ülejäänud aja siis surevad juba nälga ja enam nagu justkui ei saakski sellest tootest muidu nagu kasu. Et näiteks
väga palju telekas reklaamib seda, mis selle nimi nüüd oli? Need väikesed jogurtikesed, eks ju, et nendes olevate bakterite eluiga pidi olema 6 päeva. Nii et kui nüüd see tuleb sealt tootmisliinilt, see väike jogurtikene, eks ju, läheb sinna näiteks laborisse uurimisele, et siis sellel hetkel ongi seal kõik need nagu vajalikud bakterid olemas, eks ju, aga Actimel just täpselt. Aitäh. Ise pole üldse teleka vaata, ei tule kohe meelde, aga neid reklaame olen näinud ikka niimoodi mööda minnes. Et siis tegelikult, kui see nagu on, ütleme, sealt tehasest, kuni ta siis sinna poodi jõuab ja kui kaua ta siis seal poeriiulil seisab, et kui ta on juba nagu üle 7 päeva seal seisnud, et siis ega te neid baktereid seal enam elusana kätte ei saa, et nad on juba selle nagu inuliini seal kõik juba ära söönud, eks ju. Et sellepärast on siis koralliklubis tehtud niisugune sümbioosiga toode, et oleks nagu võimalikult palju neid elusaid baktereid, et ta jõuaks nagu ikkagi taastada seda mikrofloorat meie sees. Nii, ja viimasena. Edasi. Korallivesi. Vesi paraku on kõige alus. Kui te vett ei joo, siis on teie kehal väga-väga raske puhastuda. Sellepärast, et korallivesi mitte ainult ei tee nagu, ei taasta seda veebalanssi meie kehas, aga ta teeb keskkonnaga aluselisemaks. Parasiitidele jällegi meeldib happeline keskkond, nii et üks nagu siis meie eesmärk nendest vabanemisel ongi see, et me muudame oma keha rohkem aluselisemaks, et neil oleks ebamugavam meie kehas elada. Teine asi, ilma veeta, eks ju, ei saa töötada neerud, ei saa töötada maks, vererõhk läheb kõrgeks, sest veri läheb paksuks. Meie lümfil pole piisavalt vedelikku, ei saa tekkida sülg, ei saa tekkida maohappe. Et vesi on ikkagi kõige alus, sest peale hapniku on see teine kõige olulisem element üldse meie kehas. Nii et ärge unustage vett juua. Kui te tahate rohkem teada koralliveest, siis pange otsingusse korallivee joomise meelespea. Ma olen teinud eraldi video sellest, mis asi on korallivesi, kuidas seda juua, mida ta teeb. Räägin kõik väga palju nagu rohkem lahti. Leiate selle video YouTube'ist ja leiate ka minu blogist. Nii et sellised põhipunktid, kuidas seda juua, olen pannud sinna kirja just, et oleks teile abiks. Võite seda kasutada, seda infot ja see on nagu kõige bioloogiliselt paremini omastuv vesi üldse, mida meil on võimalik endale nagu luua, et planeet jällegi on andnud meile sellise loodusliku vahendi, kuidas me saame endale nagu maailma parima vee nagu tagada ja lisaks ta annab meile ka 69 mineraali iga nagu siis selle pudelitäie veega, eks ju, mis me joome, ta teeb meie keha aluselisemaks, ta on struktureeritud, selline nagu meie rakus olev vesi. Koralliliiv muudab vee nagu pindpinevust selliseks, et ta saab koheselt imenduda läbi limaskesta. Et miks me näiteks kraani või pudelivett meie keha seedib 8 tundi, kuni ta siis on lõpuks niimoodi ümber töödeldud, et ta saab läbi soolestiku seina üldse nagu siseneda meie organismi, eks ju. Me kaotame sinna selle protsessi käigus väga tohutult palju energiat tegelikult. Nii et ta aitab siis nagu neerudel läbi pesta seda toksilist nagu keskkonda, siis viia neid toksiine välja. Ta aitab muuta vere elastsemaks selleks, et ka maksal oleks lihtsam, sest läbi maksa päevas voolab 4 tonni verd. Kas te kujutate ette seda kogust? 4 tonni verd. Meie kehas on üleüldse ainult 4,5 liitrit verd. Et kui mitu korda see muudkui sealt maksast läbi käib, eks, et kui palju see maks tegelikult seda tööd teeb sellega. Et see on nagu tõesti austust vääriv, et mitte ilmaasjata Hiina meditsiin ja üldse nagu siis ida ei pea maksa tegelikult keha kindraliks, et kui kõige olulisemaks organiks üldse. Nii et see kindlasti nagu korallivesi toetab seda kõike ja te ei saa seda funktsiooni tegelikult kätte ei siis kraaniveest ega pudelivest ega samamoodi, eks ju, nagu ütlesin, allikavesi, et kui te seda nagu kasutate, siis sealt võite saada hoopiski selle uue nakkuse, et kuigi muud näitajad seal allikaveel on kindlasti nagu meie tervist toetavad ja väga kasulikud on. Et vesi kõige alus, et paraku sellest üle ega ümber kuidagi ei saa. Aga selleks, et nüüd mitte uuesti siis nakatuda, üks asi nagu selle koroona ajaga meil on siin kõigile selgeks saanud, eks, et tuleb väga palju pesta käsi. Et pestagi käsi lihtsalt nagu vesi on see, mis uhub ära need meile käele sattunud need siis bakterid.
ja ka need ussimunad võimalikud, eks ju. Et kindlasti puu- ja köögivilju ja kõike seda, mida me süüa kavatseme, pesta samamoodi korralikult, et ükskõik, kust nad siis tulnud on, isegi need on oma aia asjad, eks ju. Kui see õun on maha kukkunud, siis ta võib sealt mullaga kokkupuutes juba saada ikkagi selle nagu nakatumise nende helmintide ja ussimunadega, eks ju. Et ju ainult sellepärast, et ei pea olema nagu ainult mürkained, need, mis me maha peseme. Koralliklubil on olemas eraldi spetsiaalselt välja töötatud orgaaniline nõudepesuvahend, niisugune suur liitrine pudel. Seda jätkub väga-väga kauaks, aga see on 100% orgaaniline, ehk siis ta ei ole kahjulik ei meie kehasse sattudes ega ka loodusesse sattudes, et ta laguneb orgaanilisteks ühenditeks, toimib nagu väetis pärast edasi taimedele siis ja loodusele. Et seal on kasutatud ka nagu looduse parimaid omadusi, et tehtudki teatud taimedest, millest on nagu leitud neid selliseid aineid, mis aitavad siis kaasa sellele kergele rasva eemaldamisele ja mustuse nagu puhastamisele, et kui Olga Putukova siin viimasel seminaril käis mõned aastad tagasi Tallinnas, siis olin just lõunapausil ostnud poest natuke puuvilju ja olin tualettruumis neid pesemas seal kraanikausis, enne kui see seminar edasi nagu läheb. Ja ta tuli ka sinna just käsi pesema ja ütles samamoodi, et ta võib isegi jätta sellesse nagu koralliklubi siis sinna nõudepesuvahendiga tehtud nagu sellisesse leotusvette need viljad ja et ta nagu eemaldab siis kõik selle nagu ebasoovitava nende viljade küljest niimoodi, et ta ütles, et ei pea isegi seda maha loputama, aga loputama peaks sellepärast, eks ju, et kui see nagu veest ja need võtate, et siis kõik see nagu ütleme ollus, mis on sealt viljade küljest eraldunud, eks ju, on seal ju pinna peal, et tegelikult nagu neid veest tõstes nagu ikkagi see satub jälle sinna pinnale, aga loputage siis korraks nagu üle, aga see nõudepesuvahend aitab väga hästi nagu seda eemaldada, kõike seda ebasoovitavat osa sealt. Jooge siis ainult sellist vett, et te teate, et seal ei ole nagu võimalust uuesti nakatuda järgmiste parasiitidega, eks ju. Et kõik, mis ei ole kuumtöödeldud, paraku omab just nagu liha ja kalatooted omavad võimalust, et saate uue nakkuse. Kindlasti nendes veekogudes, kus öeldakse, et on mingisugune bakteriaalne nakkus, midagi seal õitseb, eks ju, midagi on seal üle kasvanud, ärge minge sinna ujuma, sest et ka läbi naha võivad nad nagu võite saada selle uue nagu siis nakatumise ja kindlasti peske oma koduloomi, kui nad tulevad õuest siis sellest väliskontaktist, et viige nad kohe sinna duši alla, laske käpad puhtaks, nina puhtaks, eks ju, et kui on pikakarvalised, et kui on mööda maad seal natuke midagi on võimalik kokku puudata, et siis katsuge seda nagu puhastada, et see on väga tüütu, aga see aitab hoida seda kodust siis kliimat nii palju nagu parema, et ei pea kogu aeg tegelema parasiitide väljutamisega. Et kellel on sellised õues käivad koduloomad, siis on soovitatav teha seda parasiidivastast kuuri ikkagi vähemasti 4 korda aastas, et iga 3 kuu tagant nagu. Kellel sellist osa ei ole, et võib-olla ka mitte väike laps enam ja kõik siuksed suuremad, kes oskavad käsi ka pesta, et siis piisab ehk 2 korda aastas selle kuuri nagu tegemisest. Aga kindlasti kõik igasugused vürtsid, mis te saate oma toidule nagu lisada, need on need, mis siis aitavad hoida seda kehakeskkonda niimoodi, et hoida seda nagu järgmist nakatumist võimalikult madalana. Mida te veel saate teha? Loobuge pärmitoodetest. See on väga hea nagu võimalus vähendada seda, et pärmseen teis üle kasvab. Loobuge näiteks mustast teest. Must tee nagu Olga seda seletas, eks ju, et võetakse need samad teepõõsa siis nagu lehed, aga kui nüüd rohelise tee saamiseks need kuivatatakse niimoodi tervelt ära, siis musta tee saamiseks need purustatakse ja siis niipea, kui on purustatud need teelehe nagu rakud, siis seal hakkavad, toimub see seentega nagu nakatumine igasuguste hallitusseentega. Et te võite nagu proovida näiteks, te teete musta teed omale, aga jätke see puru alles ja pange kilekotti ja siis vaadake kuskil nädala pärast, et kui mitu erinevat seda nagu värvilist hallitust te sealt kokku suudate nagu lugeda, et kõik tooted, mis hallitavad, te sööte selle hallituse endale sisse, te tegelikult ennast teadlikult ja meelega nakatate järgmise nagu siis selle parasiidiga, eks ju, et seda ei ole nagu mõtet teha, et hallitavad tooted, isegi kui te lõikate selle hallitava poole sealt selle nagu puuvilja küljest näiteks ära, see on ikkagi läinud juba läbi terve selle vilja, et ei päästa seda kuidagi. Parem visake see ära, mõelge enda tervise peale, see on teile kasulikum kui see, et
jällegi Olga ilusti ütles oma seminaril, eks ju, et alates sellest, kui leiutati külmutuskapid, eks ju, et me oleme muutunud nagu olenditeks, kes söövad pidevalt ainult roiskunud nagu toitu, sest et me ostame oma külmkapi, eks ju, asju täis ja siis me laseme neil halvaks minna ja siis hakkame kiiluga neid ära sööma, selle asemel, et süüa värsket sööki, eks ju. Et paraku see niimoodi on, inimpsühholoogia sedasi töötab, aga ta on asju, mis me saame iseenda heaks ära teha. Kui te tahate, et parasiitidel ei oleks väga tore elu teie sees, vähendage magusaisu, vähendage magusa kogust, mis te sööte. Minu enda isiklik kogemus pärast seda, kui ma tegin aastaid tagasi siis esimest korda parasiidikuuri, tookord selliseid komplekte ei olnud, paraku panin ise tooted kokku, siis mis kõik vähegi olid erinevad parasiitide vastu saada võimalikult lai spekter. Ma otseselt peale seda kuuri just mingit vahet ei tulnud, aga ma tegin sellele otsa kohe soolestikupuhastuse kuuri Colovada. Ja kui ma Colovadaga olin lükanud oma soolestiku puhtaks, kas siin nagu aastakümnetega kogunenud jääkidest, siis võt pärast seda, kui seni oli olnud näiteks sefiiritort minu kõige lemmikum terves elus, ma võisin pool torti õhtu jooksul ära süüa, siis kõik need aastad ma pärast seda rohkem ei ole suutnud sefiiritorti süüa üldse. Ma vaatan neid kreemikoogikesi ja ma tunnen, kuidas mul süda hakkab läikima. Ja võt pärast seda mul oli väga nagu tugev selline konkreetne isiklik kogemus. Ma tajusin, et mitte mina ei armastanud sefiiritorti, vaid keegi, kes elas minu sees nii väga palju. Ja õnneks olen ma suutnud hoida oma nagu sisekeskkonna sellise, et see ei ole tagasi tulnud. Aga eks magusisud ikkagi aeg-ajalt, eriti nagu mida kauem läheb aega mööda sellest viimasest kuurist, nad hakkavad tasapisi ennast märku andma, tagasi tulema. Et sellepärast ja tehke asju, mida te saate iseenda heaks ära teha nagu igapäevaste asjadega, et vürtsikad toidud, mitte alati, aga nii, kuidas nagu siis meie kliimale on sobiv, eks ju. Kohvile saate ka kaneeli näiteks juurde lisada, eks ju, et samamoodi aitab hoida natukene, et ei pea kõik toidud olema ainult chilliga maitsestatud, et neid vahendeid on palju. Aga ennetava asjana saategi näiteks loobuda pärmitoodetest ja üle minna juuretisega valmistatud toodetele. Et Tallinnas elades ma võin öelda küll, et on juba väga-väga lai valik erinevaid juuretisepõhiseid tooteid, on päris palju pagarikodasid, kes ise neid teevad. Muhu pagarid on ühed kõige levinumad. Ma ise armastan näiteks Nõmme turult käia Puksöödenist võtta leiba. Aga on veel nagu väga mitmeid erinevaid väikesi pagaritöökodasid, kust saab ilma pärmita leiba. Et seda tuvastada näiteks, ma olen ka erinevaid katseid teinud poes müüdavate pärmivabade leibadega. Tegelikult kõik leivad, kus peal on kirjas näiteks, et ta on juuretisega leib, ei ole seal juures muide pärmivabad. Lugege alati tagant silti. On palju nagu neid tootjaid, kes panevad ikkagi lisaks juuretisele ka pärmi sinna sisse. Et eesmärk on vabaneda sellest hallitusseenest, sest et meie toiduainetööstus kasutab sellist nagu termofiilset pärmi, eks, et kui te võtate selle pärmitaigna mingisuguse asja sealt sügavkülmast, eks ju, et ta -175 kraadi, eks, et aga ei juhtu mitte midagi. Pane teda ahju, kerkib ikka rahulikult edasi, pluss 250 kraadi, temaga ikka ei juhtu mitte midagi. Kui te sööte selle endale sisse, siis samamoodi ta lihtsalt elab teie sees edasi, ta hakkab nõudma suhkrut, ta hakkab paljunema ja ongi teil lõpuks igasugused allergiad, lööbed, eks ju, kõik asjad on nagu käes, et te saate seda nagu lihtsasti vältida. Vähendage nisujahu nii palju kui võimalik, et nisu kitib hästi sinna soolestiku seinte külge ja seal samamoodi tekib siuke nagu toidukülluslikud villad, eks ju, nende soolestiku kurdude vahele, nendele siis mädabakteritele, samamoodi ka ussidele, eks ju, kõigile, kes naudivad siis seda, et seal toitu on külluses, sest et nisu on paraku selline, et eriti kui ta on nagu kooritud nisu, eks, et ilma kiudaineteta, siis ta lihtsalt jääbki sinna seisma. Saate vähendada valget suhkrut oma toidust nii palju kui võimalik, et kui teil on magusisud, sööge pigem kuivatatud näiteks igasuguseid nagu tatlid, viinamarjad on ju, et nagu rosinatena siis kõiksugu sellised jõhvikad muud asjad, mis on näiteks tehtud muul moel. Neonoranži aprikoose soovitaksin siiski vältida, et kui aprikoosi kuivatada, tegelikult ta muutub pruuniks, sest et seal on see protsess, mis nagu tänu ensüümidele toimib. Et poes müüdavad tihtipeale asjad on nagu spetsiaalselt värvitud, sellepärast et just kui me peaksime nagu arvama, et kuivades asjad omavad sama värvi, kui nad on olnud nagu siis värskest peast. Tegelikult see pole nii, et loodus on ikkagi omal moel, et asjadel on loomulik selgitus, et kõik, mis kuivab, see ikkagi muudab värvi.
Ja mis me veel saame ise ära teha? Saame õpetada oma lapsi pesema käsi, eks ju. Saame neid harida. Ma võin näidata ühte raamatut. Äkki ma panen selle eest ära. Ühesõnaga, programmi info on siin, et see annab 55 punkti. Kindlasti tasub, kui te veel ei ole, olla korraliklubi liige. See ei kohusta teid mitte midagi. See ei maksa mitte midagi, aga kui te teete omale e-poe kasutajakonto, siis te saate automaatselt kohe 20% kõikidelt toodetelt soodustust ja nagu ütlesin, see ei maksa mitte midagi, see on lihtsalt nagu e-poe kliendikonto, ta töötab nagu kliendikaart ja kui te olete olnud mõnda aega lojaalne klient ja ostnud teatud summa eest, siis te saate veel lisaks täiendava 10% soodustust, eks ju. Et kui te mõtlete, kui te olete väga lojaalne olnud näiteks Prismale või Rimile või Selverile, eks ju, et siis te saate ikkagi ainult 1% sealt oma raha tagasi, et korraliklubi väärtustab oma kliente mitukümmend korda rohkem. Aga esitluse osas ma vist lõpetan selle, siis ma saan teile näidata. Kus te näete sellist raamatut? Kes meid söövad, on selline siis lastele mõeldud selline huvitav raamat, mis räägib just parasiitidest, erinevatest, kes elab kelle sees, millised ussid, millised ka muud parasiidid, eks ju, et see nagu looduse küllus on väga rikkalik. On olemas näiteks seened, eks ju, kes võtavad, ütleme, seenejoos lendab seal metsa alusel siis ringi, kuni ta satub maanduma ühe sipelga peal. Ta kasutab ära seda sipelga keha selleks, et toituda, kasvab sealt välja ja siis lõpuks mõjutab sipelga aju nii palju, et ta ronib siis sinna puu peale, kinnitub sellele ja siis sealt seen on valmis niimoodi küpsend ja kasvanud, et ta viskab siis pauhti järgmised need eosed sinna metsa alla hõljuma ja uusi ohvreid otsima, eks ju. Et on olemas parasiite, kes panevad hiired kassile suhu jooksma. Nad samamoodi, eks ju, kassiparasiit toksoplasma mõjutab siis selle hiire aju niimoodi, aga ka inimesed võivad sellega nakatuda. Et neid parasiite, kes nagu väga huvitavatel kummalisel moel siis nagu oma nagu peremees loomi nii-öelda siis ära kasutavad ja mõjutavad, on väga palju ja mitmeid, et me võib-olla ei tulegi kõige peale, aga parem on nad hoida nagu kontrolli all, parem on nad väljutada, et nad ei mõjutaks meid, sest et see osa teadusest ja meditsiinist alles on arenemas ja uuringuid teostamas, mis tuvastab, et millised need parasiidid näiteks elavad meie ajus ja põhjustavad skisofreeniat või ka nagu erinevaid selliseid psüühilisi häireid ja kaldeid. Et on olemas muide uuringuid ja ka edukaid nagu katsete tulemusi sellega, et näiteks autistide seda autismispektrit on nagu parandatud või ütleme siis nende nagu maailmataju ja endaga hakkama saamine on oluliselt paranenud sellega, kui on soolestik tehtud korda ja see nagu probiootikumide nagu siis kooslus on seal nagu parandatud. Et see mõjutab nagu ikkagi nii palju, et mitte asjata ei öelda, et soolestik on meie teine aju. Seal on ikkagi terve suur see närvirakkude kogum ja see, mis toimub meie soolestikus, kes seal elavad, kuidas on seal see erinevate olendite kooslus, see määrab ära meie elukvaliteedi. Nii et sellesse tasub pühenduda, seda tasub nagu teadlikult parendada. See annab meile väga palju juurde elus. Aga kui on kellelgi mingeid küsimusi, siis ma hea meelega vastan neile. Sea ütleb, et selle nõudepesuvahendiga ta peseb ka puu- ja köögiviljad, et mitte ainult nõud. Ja. Seda tasub teha küll. Et see ei ole nii suur kulu, aga see annab meie tervisele väga palju nagu juurde, kui me oleme vähendanud seda nakkusohtu nii-öelda. Et võib võtta mikrofoni siis mute'i pealt maha ja hõigata oma küsimusi välja, võib ka kirjutada chati, kui teil on mingeid lisaküsimusi, millele ma saaksin olla abiks. Ja kui mitte, siis ma kutsuksin teid üles osalema maratonil, millega me alustame nüüd nädala pärast, on Parashieldi maraton
ja me teeme siis koos selle programmi läbi just selleks, et oleks igapäevane selline tugi, et oleks motivatsioon, võib-olla üksinda natukene keeruline, võib-olla poole maa peal, eks ju, vaatad, et ikka tulevad visud nagu peale, et lihtne on minna seda patustamise teed, et hoida nagu siis seda lippu niimoodi kõrgel, et kui olla nagu kambas ja teha seda koos, siis võib-olla on see motivatsioon nagu natuke kõrgem ja see süütunne nagu natuke aitab hoida ennast seal joone peal, eks ju, et kui teised saavad, kuidas siis mina ei saa, eks ju. Aga tuli Liinalt küsimus, et mis vahe on siis Parashieldil ja Parashield Plussil, et üks asi ongi see, et Parashield Pluss kestab 2 kuud, ta on pikem programm. Ja kui nüüd siis toodete erinevused, siis on siin sees kõik need samad asjad, mis olid tavalises Parashieldis, aga lisaks on seal ka eraldi veel siis seesama mustapähkli toode. Siis on eraldi assimilaator, mis on ensüümide kompleks ja ensüümid samamoodi siis aitavadki lagundada ka seda näiteks bakterite membraani, et nad ei vohaks nagu meie sees. Siis on eraldi sipelgapukoor seleeniga. Seleen on hästi oluline mineraalaine, mida leidub tegelikult ainult siis vulkaanilise pinnase peal kasvanud taimedes, et miks siis Eestis näiteks inimeste seleeni tase on nagu ülimadal, seda on TTÜ teadlased aastakümneid muide nagu uurinud, teinud nagu statistikat ja kokkuvõtteid ja nagu siis see on ikka kuskil 4 korda madalam, kui tegelikult see norm peaks olema, et Soomes hakati mõnda aega tagasi lisama seda teatud toiduainetele ja seal nad on suutnud nagu inimestel hoida seda taseme ikkagi võrdlemisi nagu normis. Et see on nagu üks võimalus siis saada, sest seleen samamoodi aitab nagu immuunsust tugevdada ja aitab ka nagu parasiitide seda nagu siis taset kontrolli all hoida, aga sipelgapukoor, nagu rääkisin, eks ju, on pärit siis Kesk-Ameerikast, selline ilusate roosade õitega puu, sipelgad on nagu sümbioosis selle puuga elavad, nende pesa on seal juurte all, ehk siis nad aitavad õhutada seda mulda seal juurte vahel, mis sellele puule jällegi meeldib ja nad käivad siis ronivad mööda seda puud, et kui nad nagu pissivad, siis see nagu aitab hoida seda nagu, tekitab mingi kibeka sellise koorekihi ja sipelgapukoor siis ongi hästi hea vahend siis nagu tegelikult tervele sellele parasiitide spektrile ausalt öeldes, et mitte kunagi selle puu peal näiteks ühtegi seent kasvamas ei näe, et see on nagu väga efektiivne selle vastu. Ja muud tooted on siis tegelikult nagu samad, et 2, 4, 6, 8 toodet on siis siin kokku, et Superflora, Coral Mine, MSM on olemas samamoodi, Parafait ja siis ka takkejuur. Nii et Terja Ili, kui jäid ilma, siis ja paneme selle salvestuse üles. Nii et või siis tule osale mõnel järgmisel loengul, et kindlasti räägime sel teemal veel.